Tere, minu nimi on Indrek ja ma tahaks täna rääkida teile sellise loo, kuidas minust sai kristlane. Ma ei häbene seda lugu rääkida ja pigem mul on hea meel, et ma saan seda teiega jagada, et te saaksite aru, mismoodi vaimses maailmas asjad käivad, mismoodi Jumal töötab. Sest paljud inimesed arvavad, et Jumalat ei ole olemas. Aga täna ma julgen teile vastu väita seda. Jumal on olemas ja ta toimetab väga selgelt ja väga sihikindlalt. Et selles osas ma pean minema nüüd oma looga oma lapsepõlve natukene siis sellesse aega, kui ma olin 15. Me käisime sõpradega õues ja tegime pättusi ja lollusi ja ühesõnaga meil oli väga lõbus. Adrenaliini oli üle pea. Ja siis minu klassivend käis Oleviste kirikus. Pidevalt käis Oleviste kirikus iga pühapäev. Ja siis me ütlesime poistega, et kuule, et miks sa lähed sinna, et mida sa käid selles kirikus kogu aeg, et ole meiega õues. Aga tema käis järjepidevalt. Ühel päeval siis ma mõtlesin, et ma lähen ka vaatama, mis toimub seal. Et mis seal Olevistes nii väga on, et ta seal käib kogu aeg, asi pühapäeva kool on, kus ta käib. Ja ma läksin, istusin seal ja kuulasin seda sõna, mis seal räägiti ja ma ei saanud mitte midagi aru. See ei jõudnud absoluutselt minuni. See oli nii raske jutt seal, et lihtsalt ma istusin selle aja ära ja mul oli juba rõõm, et see jutlus või see aeg seal sai otsa. Aga siis tuli siuke asi, et pastor või kirikuõpetaja sel ajal ta tahtis või kutsus inimesi ette, et kes soovib oma pattudest vabaks saada, kes soovib et kes soovib nagu tervise eest palvetada. Ja siis ma mõtlesin, okei, et mina patune nagu ma olin, sel hetkel ma teadsin, et ma olen teinud väga palju suhkesi asju, mida tegelikult ei tohiks teha. Ja ma olen eksinud asjade vastu, mille vastu põhimõtteliselt ei tohiks eksida. Ja ma läksin sinna ette ja paningi oma põlved maha ja ütlesin siis pastori järgi mingid sõnad, laused. Täna ma saan aru, et see oli nagu päästepalve või siuke patuse palve. Ja kui ma sealt põlvedelt püsti tõusin jälle oma jalgadele, siis ma tundsin, et mul rinnust oli nagu mingi asi oli nagu ära võetud. Mul oli selline vaba tunne oli siin rinnus. Nagu oleks tühjus siin, midagi nagu hästi siukest õhulist ja asja, tõesti, et nagu oleks kivi ära võetud südame juurest. Ja ma ei saanud aru, mis asi see on. Aga läksin ma sealt kirikust välja, minust siis sel hetkel ei saanud usklikku ega kristlast. Ma läksin oma sõprad juurde tagasi, tegime lollusi ikka edasi ja veel hullemaid asju võib-olla. Ja nii see elu läks, kuni siis 28 aastat hiljem, kui ma olin 42. 2016 august toimus minu elus selline pööre, kus ma lasin ennast ristida. Aga selle 28 aasta sisse jäi tegelikult üks väga oluline selline seik, millest ma tahan ka rääkida, mis tegelikult ilmselgelt sai mingisuguseks pöördepunktiks minu elus. Ja sellest ma räägin teile nüüd kohe. Et need, kes mind teavad, need teavad seda, et mulle meeldis sõita mootorrattaga. Ja ma kuskil 2003. aastast hakkasin mootorrattaga sõitma ja tegin seda siis, ütleme niimoodi, et peaaegu 10 aastat. 2011 me plaanisime sõpradega minna reisile Musta mere äärde. Ja plaanisime seda reisi kuskil pool aastat juba ette. Ja kõik oli väga hästi. Panime paika sihtkohad, kuhu me lähme, vaatamisväärsused. Ja kui see aeg, ehk siis reisi aeg hakkas lähenema, siis mina tundsin oma kõhus ebamugavustunnet. See on otsa mõttes, mul oli paha tunne selle reisi osas. Kui ma mõtlesin selle reisile, mul kõhus hakkas keerama ja siuke tunne, selline halb tunne tekib. Ma ei saanud aru, mis asi see on. Mida lähenema seda reis tuli, seda vastikumaks see tunne läks.
ja ma sain aru, et midagi seal reisil juhtub, mingi jama seal on. aga täpselt põhjust, mis, millal, seda ma ei teadnud. ja ma olen sõitnud jah, pikalt mootorrattaga, käinud ka erinevatel sihukestel välisreisidel ja ma ei ole kasutanud seljakaitset ehk siis seda lülisamba kaitset. ja sellel reisil ma tundsin ennem seda reisi, et ma pean selle ostma. lihtsalt pean ostma selle. ma käisin erinevaid poode läbi, aga see kaitse oli niivõrd kallis, et ma lihtsalt ei ostnud seda. see maksis vist 2500 krooni. ja minu jaoks oli seda raha vaja seal reisil, et ma mõtlesin, mul on siiamaani hakkama saanud, et mis mul ikka juhtub. ja ma ei ostnud seda. kuni ühel päeval ma sattusin Pärnusse, seal oli allahindlus. ma tahtsin minna ostma tegelikult sihukest õhulist krossi särki. ja ma sattusin nurgatagusesse sihukese motopoodi ja näen rippumas 2 lülisamba seda kaitset siis. ja eemalt vaatan, et need on väiksed, et need mulle kindlasti ei lähe. aga ma läksin siiski proovima, panin nad selga, üks oli väike ja teine oli täpselt mulle valatud paras. ma isegi mõelnud selle peale, sellepärast see hind oli 500 krooni ja ma võtsin selle ära. ja loomulikult ma unustasin ära krossi särgi, see tuli mulle pärast meelde, mille pärast ma tegelikult sinna poodi läksin. ja mida lähemale see reis tuli, seda halvemaks olukord läks mul kõhus. ja vahetult ennem siis pidin sõbrale ütlema, et tead, et ma mõtlesin, ma valetan talle, et ma olen haige ja ma ei tule. ja aga samas mõtles, et ma ei ole sihukene altvedaja tüüp, et ma ikkagi lähen. juhtub, et ei saa ju midagi juhtuda halba, sellepärast et mina kontrollin olukorda. mina selles mõttes näen ja vaatan liiklust ja mõtlen ette, et mis ikka saab olla. ja ma läksin. kõik oli vahva kuni Rumeeniani, kus me ööbisime rannas telkides ja öösel siis tuldi meie telki põhimõtteliselt nagu lõigati telgid katki ja võeti isiklikke asju. aga tuli välja, et meil oli joogi sisse pandud eelnevalt mingisugust jama, mis tegelikult meid ühel hetkel siis kõik üheskoos me põhimõtteliselt kustusime ära, meil hakkas nagu tahtsimegi magama minna. ja hommik oli sihuke peavalu, et kole kohe. ja siis ma mõtlesin, et see on see asi, mis võib-olla pidi juhtuma. et see on nüüd ühine asi ja selles mõttes sihukene materiaalsete väärtuste kaotamine, et see ei ole midagi hullu. ja me läksime edasi, kuni siis jõudsime ka otsapidi Horvaatiasse. olime seal paar päeva, hakkasime ära tulema. mina teen pilte mägedest. ja siis sõbrad ütlesid mulle, et kuule, et sul on nii kaua aega, et sa seal oma igast joppasid selga paned, ja fototehnikat ära pakid, et me juba paneme minema ees. ma ütlesin, minge. ja sõbrad panid minema. ja siis, kui ma oma asjadega valmis sain, hakkasin järgi sõitma nendele mägi tee peal, kus oli lubatud 80 kilti tunnis. ja mina sõitsin, ma arvan, 100-ga kuskil. ja eemalt ma näen, sihukene pikk sirge on, pidev joon. eemal on sild. minu ja siis sõprade vahel on üks buss. sihukene buss ja ma tulen sealt tagant siis selle 100 kilomeetrise tunnikiirusega ja buss järjest läheneb. kui ühel hetkel ma näen, et bussi stopp-tulesid süttimas ja näen suunatuld vasakule. et ta tahab pöörata põhimõtteliselt vasakule, kus oli parkla. ja kui ma neid stopp-tulesid nägin, siis kõik pidurid, mis vähegi seal mootorrattal oli kasutada, ma põhja panin ja mootorrattas hakkas vibrama. ma olin nagu siukses sõgeda pulli otsas. kuni ühel hetkel mul hääl ütles sees, et lase kõik pidurid lahti. muidu sa lendad lihtsalt maha sealt mootorratta pealt, sest mul paremal olid kaljud ja vasakul oli vastassuunavöönd. ja nii kui ma selle pidurid lahti lasin, mootorratas läks otse, aga hoog, mis seal järgi oli jäänud, oli vist kuskil, ma arvan, 50-60 kilti tunnis. ja kõik see tegelikult läks bussi taha. ehk siis mul oli kokkupõrge, ma lendasin üle mootorratta, vastu bussi tagaseina. mootorratas lendas mulle järgi
minu õnn oli see, et buss ei jäänud nagu sein seisma, vaid aeglustas. Käis see kokkupõrge ja kui ma sealt asfaldi pealt üles ärkasin või jalgade peale tõusin, siis ma nägin esiteks, mootorratas on katki, et sellega enam edasi sõita ei saa. Ja katsusin ennast ruttu läbi ja mul ei olnud mitte midagi viga. Mul ei olnud ühtegi luumurdu, mul kuskilt ei valutanud peale munade, millega ma paaki lendasin. Ja siis ma seal natukene tuikusin ja lõpetasin põhimõtteliselt nagu oma reisi nagu ära, et minu jaoks oli reis läbi. Ma lihtsalt ei kujutanud ette, kuidas ma selle mootorratta sealt ära saan ja ühesõnaga helistasin sõpradele. Ja siis tagantjärgi seda reisi analüüsides sain ma aru, et mulle terve reisi aeg anti tegelikult hoiatusi. Märke, mida ma ei osanud tähele panna. Ja siis kõige lahedamad või sellised selgemad märgid, mis olid minu jaoks Bulgaarias, kui me käisime ühes Rila kloostris. Tulime mäest alla, või sealt Mägi klooster. Tulime alla linna või külasse. Jõime seal kohvikus kohvi või teed. Ja minu kõrvalt kõnnib mööda üks memm, kes selge sõnaga ütleb minule, pojake, sõida ettevaatlikult. Ta ütles seda vene keeles ja mina muidugi imestasin, ma ütlesin, vau, et niimoodi kõnetab mind täitsa suvaline inimene, kõnetab nagu mind, eks. Aga samas ma sain aru, et ta tahtis nagu head, et ta ei tahtnud halba. Et vaatasid mootorratturid ja et ju siis peab soovima seda. Ja siis sõpradele küsisin, et kuule, et kas sa nägite, et kuule mingi naine ütles, et sõidke ettevaatlikult või sõida ettevaatlikult. Või ma ei näinud midagi. Aga nemad olid oma jutu hoos ja ei pandki seda tähele. See sõnum oli konkreetselt minule mõeldud. Seda ma sain tagantjärgi aru. Ja loomulikult oli igasuguseid kurvides, igasuguseid selliseid libisemisvõimalusi ja kive ja liiva, kus oleks võinud põhimõtteliselt rattalt maha lennata. Et siukse märke oli ja mina neid ei osanud nagu, sel hetkel ma ei osanud nagu jälgida neid. Aga need olid konkreetsed hoiatused minule, et sõida aeglasemalt või sõida ettevaatlikumalt, ära kihuta. Ja peale selle siis ma hakkasin ka mõtlema, et kuidas see halb enesetunne, mis asi, millega see seotud on, et kas tõesti on olemas kaitseinglid inimestel, kes hoiatavad ja kaitsevad meid, et see avarii oli nagu, sõnas mõttes see pauk ei olnud nii tugev. Mul oleks nagu, siuke tunne nagu ma oleks kuskil vati sisse läinud, et ma oleks padi all või nagu pehme, aga samas mul järgmisel päeval oli keha oli nii valus, nagu oleks keegi kurikaga üle käinud, sest kõik kohad olid nii valusad selle põrutuse tagajärjel. Aga iseenesest mul tagantjärgi meenub, et see kuidagi nagu liiga pehme oli see, et ma käisin küll litaka, aga see oli nagu vati sisse olid kukkunud. Ja tänu sellele siis olid ka ilmselt kõik need luud olid terved. Ja hakkasin uurima siis erinevaid neid vaimsusi ja sattusin siis igasuguste vaimsete õpetuste peale, mis mind niimoodi haarasid. Ja ma hakkasin nägema ja tajuma seda, et ma kuidagi kätega saan valu ära võtta ja paned käed peale, inimesed ütlevad, su käed lähevad nii soojaks, mul valu kaob ära. Ja mul hakkas nagu huvi tekkima selle vastu ja siis ma saingi aru, et äkki ma jäin ellu tänu sellele, et ma pean hakkama neid inimesi aitama ja mul tekkiski niisugune soov hakata inimesi aitama. Ma hakkasin õppima massaaži, ma hakkasin õppima erinevaid niisuguseid vaimseid praktikaid, tehnikaid ja ma läksin sellele rajale põhimõtteliselt. Ja nii sügavale sisse, et ma tõesti käisin ja ahmisin seda õpetust. Ma maksin mingisuguseid summasid iga nädalavahetus tegelikult ja need olid nagu päris siuksed suured. Aga ma olin rahul ja mul ei olnud kahju nagu maksta seda, sest ma sain sealt tegelikult väga palju. Ja ma hakkasingi tegelema sellega, ma hakkasin tegelema massaažiga, tõin need samad vaimsed praktikad siia enda selles mõttes tööle ja inimesed said abi, inimesed said terveks. Ma tegelesin kuskil 3 aastat sellega, kui ühel hetkel ma sain aru, et midagi on valesti. Mingi tõrge tekkis mul
nende vaimsete kursuste osas. Siis ma hakkasin aru saama ja nagu loogiliselt mõtlema, miks nad nii kallid on. Et kui inimesi aitad, et see on äri tegelikult, mis seal taga on. Et see on puhas äri, et äritsetakse inimese nagu tervisega. Et see ei ole normaalne. Ma hakkasin eemale hoidma nendest kursustest ja tegin oma massaaž edasi ja ikka neid praktikaid, mis ma olin õppinud. Reikit ja energeetilist massaaži ja pärast kui ma tundsin, et ma teen valesti midagi, ma tahtsin nagu andeks paluda. Mingi asi sundis mind andeks paluma. Ja mul tuli hetkega meelde sama Oleviste kirik, kus ma käisin 15-aastaselt. Ja see tunne, mis mul siin rinnus oli, et see oli selline vabanemistunne, et ma tahtsin seda uuesti kogeda. Ja kellelegi ma tegin massaaži ja see klient läks ära. Ja koos selle kliendiga läks see tunne ka ära. Nii et ma unustasin ära üldse, et ma olin mõelnud seda mõtet andeks paluda ja seda tunnet kogeda. Ja läks 2 nädalat mööda, kuni tuli mul uus klient põlvevaludega ja ta ütles, et ta ei saa trepist kõndida, ta ei saa eriti kodust välja, et põlved valutavad, et soovitati tulla minu juurde. Ja siis ta tutvustas ennast, ta ütles, et ta on endise pastori naine. Sel hetkel mind nagu see jäirinud absoluutselt, et ikka on inimesed, kellegi naised ja kellegi mehed, et see ei puudutanud üldse nagu mind. Ja ta oli nii lõbus. Ta oli nii lõbus ja nii selline energiline. Siis ma mõtlesin, vau, et kuidas nagu nii energiline 70-aastane naisterahvas nagu, kuidas saab olla, et ma olen näinud igast siukesi vingujaid ja selliseid nagu endasse tõmbunud sellised vana inimesi, kes pole eluga rahul ja ühesõnaga me rääkisime, meil tekkis väga hea klapp ja kuskil 6. või 7. korral ütles ta mulle, et Indrek, et sa oled meil nii palju aidanud, et kas ma tohin sulle kinkida midagi. Ma ütlesin, et kuule, et sa tood iga kord mulle midagi. Et sa tood mulle kommikarpe iga kord, et mis siis veel, et mis saab veel olla, et kui sa tahad nii väga kinkida, siis kingi. Ja küsis mu käest luba, et kas ma tohin sulle kinkida piibli. Ma ütlesin, nii, nüüd on siis see koht, kus me hakkame rääkima usust ja jumalast, aga nii kumane, kui see ka pole, ta ei teinud seda. Ja mina ütlesin lahkesti, et kingi. Mina seda raamatut ostnud ei ole, mina jumalat ei usu ja ilmselt ma ei osta seda raamatut ka kunagi. Et kui sa tahad, kingi, ta võib mul siin riiulis olla, las olla. Võib-olla kunagi hakkab lugema. Järgmine kord ta tuli, piibel näpus, pühendusega ja siis ma küsin ta käest, et kus kohast ma peaks hakkama lugema seda raamatut, et see on nii keeruline raamat. Ta ütles, aga Uues Testamendis. Ma ütlesin, miks? Ta ütles, see on niisugune armuandmise aeg, ehk siis see puudutab ka tänapäeva. Ja ma usun, et juba järgmisel päeval oli mul see piibel käes ja ma lugesin seda raamatut Uuest Testamendist alates ja see raamat niimoodi haaras mind. Ma ise ka imestasin, et ma hakkasin lugema seda. Ma hakkasin aru saama, mis seal kirjas on. Ma juba ootasin tegelikult seda klientide, ütleme, millal nagu klient ära läheb, et ma saaksin nagu minna pausile, et ma saaks lugeda seda raamatut. See on nagu nii kummaline. Ja see raamat oli number 1 raamat minu seljakotis kogu aeg. Ükskõik kuhu ma läksin, mul oli see kaasas. Iga võimalus ma lugesin seda. Ja ma lugesin sealt välja ka erinevaid asju, mis mul tegelikult tõid vastuse sellega, et miks ma tõid vastuse sellele küsimusele, et ma tundsin, et ma teen valet asja. Ja piiblis olidki sellised, mis ma seal avastasin, et inimesed kummardavad, et Jumalal on vastumeelne ebajumala teenistus ja igasugune nõidus ja igasugused sellised posimised ja ravimised. Ja just see ebajumala teenistus, ebajumalate kummardamine, see nagu mulle jäi nagu väga meelde. Ja siis ma mõtlesin, et vau, et aga tänapäeval ongi, et on ka praegusel hetkel selline asi, kus inimesed käivad, nad on teinud omale koju altari, kus istub mingi Buda kuju, nad on teinud altari, kus istub mingisugune nägu, mingisugune guru Indiast ja nad kummardavad ja austavad ja panevad küünalt sinna ja mõtlesin, et see ongi tänapäev, see on praegune hetk, et inimesed
teevadki seda. Ja Piiblis on see selgelt kirjas, et see on ebajumala teenistus ja see on Jumalale jäle. Et kõik need, kes seda teevad, need lähevad nagu hukka siis. Et seda ma nagu lugesin välja sealt. Ja siis ma nagu mõtlesin, vau, et mina olen täpselt samamoodi, ma tegelen millegagi, mida ma ei tea. Ma tegelen jõududega, millest mul pole aimugi. Sest ma ei tea, kus kohas see vägi ja kus kohas see jõud tuleb. Need New Age õpetused, need ütlevad, et me kasutame universumi energiat. Universumi energia on kättesaadav kõigile. Me võime kasutada seda ja kui sa väga tahad, siis sinust saab tervendaja. Sa pead ainult soovima ja tahtma seda. Ega ma rohkem mõelnud selles mõttes ja ilmselt ei ole ka teie mõelnud, kes te tegelete sellega sügavuti rohkem. Mis tegelikult, millised jõud tegelikult seal taga on. Et sel hetkel ma sain teada ka, et nende kursuste käigus vaimumaailmast, nähtamatust maailmast ja millised sellised võimupositsioonid on nähtamatus maailmas. Et neid ma kõik sain teada ja mind ei rahuldanud see, et minu jõud ja see sama tervendav vägi tuleb universumist. Sest see on nii kirju, täis igasuguseid elukaid ja olendeid, et see mind ei rahuldanud. Ja mida rohkem ma seda piiblit uurisin, seda rohkem ma hakkasin aru saama sellest, et piibel võibki olla tõeraamat. Et see sisu on nagu niivõrd nagu reaalne, mis nagu puudutab tänapäeva. Et ma otsustasin veel nagu minna nagu sügavamale selles mõttes, et ma hakkasin veel rohkem uurima seda ja lugema seda. Ja leidsin ka kirjakohad, kus kohas on kirjas, et saatan võib moondada ennast valguse ingliks. Ehk siis need näida nagu selles mõttes, näida nagu oleks kõik ideaalne ja kõik oleks nagu ilus aga tegelikult see tagaplaan on nagu väga must. Ja mind häiris see. Ja siis ühele päeval sattusin ma Facebooki, logisin ennast sisse seal ja nägin ühte treilerit. 10 minutit vist kestis ja treileri nimi oli The Last Reformation. Ja vaatasin, klikkisin selle peale ja nägin sihukest kiilakat meesterahvast, kes kõnnib tänaval ja räägib Jeesusest. Mõtlesin nii, mida värki. Vaatasin natukene ja mees kõnnib, paneb inimesele käe peale ja ütleb Jeesuse nimel, see valu peab kaduma. Ja inimene, kes on longanud võib-olla või kellel on kuskil valutanud, see inimene teeb suured silmad ja ütleb, mis sa tegid muga. See valu ongi läinud või siis visatakse kargud ära. Ja siis ma mõtlesin, et see on nagu muinasjutt, et see ei ole selline reaalne asi, see ei saa juhtuda täna. Et need on näitlejad ja võib-olla tuleb kinno mingisugune film, vist mingi ulmekas. Ja ma panin selle treileri kinni selle pärast, ma ei tahtnud seda enam edasi vaadata, mõtlesin, see on mingi, nii on tajupesu. Ja läks kuskil 2 nädalat mööda. Jälle läksin Facebooki, olla siis veel piiblit lugenud. Lähen Facebooki ja esimene asi, mis ma sealt näen, Reiki meister kohtub Jeesusega. Mõtlesin, mida nüüd on, et mis nüüd on, et see oli mingi välismaa hiiri või mingisugune naine. Ja mõtlesin, mis nüüd juhtus siis sellele, et ta nüüd Jeesusega kohtus. Ja kuna ma tegelesin Reikiga ja sihukeste energeetiliste selliste tervendamistega, siis ma otsustasin, ma vaatan ära selle filmi, et mis selle naisel juhtus, et ta nüüd otsustas oma elu muuta või elu pöörata ja hakata võtta siis vastu Jeesus oma ellu. Ma vaatasin ära 30 minutit filmi. See, ütlen ausalt, see päris haaras mind ja seal seletati lahti kõik väga ilusti ja mis oli see, et see sama kiilakas mees, kelle treilerit ma nägin, tema nimi on Torben, oli siis samas videos ja ta rääkis selle naisega siis. Ja see naine ka tundis, et ta teeb midagi valesti ja ta tahtis midagi muuta oma elus. Ja nad juhtusid siis kokku, ta kutsus selle Torbeni enda juurde ja naine otsustas ennast ristida.
ja mina teadsin kogu aeg, et ristitakse kirikus. Et sa pead läbima leeri, sa pead läbima võib-olla mingid alfakursused, et mingi protseduur ennem, kui sind ristitakse. Aga seal käis see asi nii lihtsalt. Naine tahtis, oli nõus muutma oma elu, andma oma elu Jeesusele ja teda ristiti seal kodus ja ristiti tünnis, vee alla ja veest välja. Ja see, mis naisega toimus seal ristimise aeg, peale selle, kui ta oli veest üles tõusnud, ta hakkas manifesteeruma. Ehk siis selles mõttes ta hakkas karjuma, ta hakkas öökima, ta hakkas köhima, ta hakkas rapsima. Ja siis ma mõtlesin, mis toimub, mismoodi, kuidas, miks. Ja siis, kui toimus see vabanemine, siis naine vajus ära lihtsalt. Ja pärast ta rääkis, mis toimus selle ristimise aeg. Ta ütles, et ta reaalselt tundis, kuidas tema seest väljuvad mingid jõud või mingisugused teemonlikud või mingid kurjad vaimud põhimõtteliselt. Ja pärast Torben rääkis, seletas ära, et mis need olid. Need olidki põhimõtteliselt tulnud selle inimese sisse läbi tema töö, läbi tema selle vaimse praktika. Et ta oli põhimõtteliselt avanud ukse saatanale ja need samad teemonid, need samad kurjad vaimud läksid tema sisse ja juhtisidki teda ühele poole vaimsele praktikale, teisele poole. Lõppkokkuvõttes juba oli ta ise kas õpetaja, riiki õpetaja oli isegi. Ta oli nagu niimoodi seotud sellega. Ja kui nüüd tuli see sama püha vaim ja ta võttis Jumala Jeesuse vastu oma ellu ja teda ristiti, siis pidid põhimõtteliselt need samad kutsumata külalised, kurjad vaimud lahkuma sellest kehast. Ja sellele kaasnes see sama reaktsioon, need samad tõmblused, öökimine, köhimine, oksendamine ja naine reaalselt tundis neid asju. Ja siis, kui see asi oli läbi, naine oli vaba, ta oli hoopis teistsugune, ta ütles, et ta on nii vaba, et ta tunneb, et tal on väga hea olla. Siis viidis naine tänavale ja öeldi, et nüüd leia nüüd üks inimene, kes lonkab või kellel on mingi valu ja palvetada eest, vaata, mis juhtub. See naine leidis kellegi, palvetas ta eest ja see jalavalu kadus ära, mis oli selle inimesel. Aga kuna see oli siiski film ja ikkagi nagu internetis, YouTube'is olemas, siis mind see eriti ei veennud. Ja ma väga skeptiline oli selles osas, et ikkagi kahtlesin, et kas see on nagu päris reaalne. Ja ma otsustasin teha sihukese lükke, et kui see film on tõsi, kui piiblis kirjutatu, mis ma olen lugenud, on tõsi, siis need asjad peavad ka minuga juhtuma. Ja ma võtsin selle otsuse vastu, et ma enda peal proovin need asjad kõik järgi. Lasen ennast ristida vee alla, mitte kirikus, vaid meres, vabalt valitud kohas. Ja ristivad mind kristlased. Ja ma tahtsin hakata vaatama, kas piiblis kirjutatu langeb kokku sellega, mis ma nägin seal filmis. Ja kas minu elus need asjad hakkavad ka juhtuma reaalselt. Need samad, kui ma panen käe peale, käsin sellel valul kaduda, et kas need valud kaovad Jeesuse nimel. Ja see otsus sai teoks. Selle otsuse ma tegin teoks 2016 august. Praegu on sellest juba kuskil 1,5 aastat, üle 1,5 aasta möödas. Ja järgmises videos ma natukene räägin sellest ristimisest, mis seal toimus ja mismoodi nüüd on see 1,5 aastat minu elus nagu, mis on nagu juhtunud selle 1,5 aasta jooksul minu elus. Et vaadake järgmist videot ja saate sellest osa. Seniks aga pikka meelt ja olge õnnistatud.